Katse paneelide paralleelühendus. Ühendame paneelide avamisvoolusiini. Kõigepealt tähendame negatiivse poole voltmeetrisse, voltmeetrist tarbijasse ja avamisvoolusiinile tagasi. Tarbija teise poole ühendame ampermeetriga. Nii, ja ühendame ühe päiksepaneeli jalamisi paralleelselt päiksepaneelide avamisvoolusiiniga. Kui me keerame takisti nulli, saame paneeli lühisvoolu. Nüüd avame arvutist XY plotteri ja paneme XY plotteri salvestama. Ja kui me hakkame nüüd keerama siit takistust juurde, me otsime üles tema maksimaalse võimsuspunkti. Näeme, et pinge kasvab pea 20 voldi peale. Saame paneeli maksimaalseks võimsuseks 40 volti ja pinge edasisel tõusul vool väheneb kiiresti. Pinge tõuseb maksimaalsele pingeni, avatud ahela pingeni ja vool kukub ära. Keerame nulli tagasi ja ühendame nüüd avamisvoolusiinile teise päiksepaneeli juurde. Näeme, et päikesepaneelide minimaalse takistuse puhul mõõdetakse lühisvooluks 4 amprit ja kui me hakkame pinget koormust suurendama, tõuseb pinge ja paneelide võimsus kasvab pea 80 voltini. Ja kui me jõuame 20 voldi piirkonda, hakkab vool vähenema ja ka võimsus väheneb. Kui me nüüd koormust suurendame, siis kukub vool ära ja päiksepaneelide võimsus väheneb ka nulli ja pinge on maksimaalne. Lisame veel ühe paneeli. Et meil on 3 paneeli paralleelselt avamisvoolusiiniga. Näeme, et meie lühisvool on kasvanud 6 amprini ja kui me hakkame koormust suurendama, siis pinge hakkab tõusma, kuni siis saavutab maksimaalse võimsuse 120 volti ja pinge jõuab maksimaalne võimsuse pingeni pea 20 volti. Ja nüüd, kui me koormust edasi suurendame, hakkab vool vähenema ja võimsus sellega väheneb. Pinge tõuseb maksimaalseks avatud ahela pingeks 20 volti.